Teise klassi inimeseõpetus. Räägin sulle talust, mõisast, linnusest ja linnamäest. Head kuulamist. Talu. Elu talus oli argipäevane ja töine. Maarahvas kandis kehvemaid riideid. Söödi väga lihtsat toitu, tehti palju tööd põllul ja laudas. Lapsed mängisid ise tehtud puust mänguasjadega. Peredel ei olnud raha. Iga päev tuli teha talutöid, hoolitseda oma väikese maalapi ja loomade eest. Loomulikult tuli aidata ka vanemaid pereliikmeid, sest elati kõik üheskoos. Õnneks õhtuti oli taluperel aega ka koos olla ja lastega mängida. Mõis. Mõisahärra ja mõisaproua olid heal järjel inimesed ja elasid suures mõisas. Neil oli teenijad ja uhked riided. Teenijatüdrukud ja sulased tegid nende heaks tööd, koristasid, valmistasid toitu, hoolitsesid loomade ja aia eest. Mõisa ümbritses ilus hoolitsetud park. Mõnikord peeti mõisas ka pidusid ja tantsiti suures saalis. Linnus. Linnus oli nagu väike linn müüride sees, kus kõik tegid oma tööd ja hoidsid kindlust turvalisena. Linnust ümbritsesid kõrged kivimüürid ja linnuse ümber oli kraav veega, et linnust sisse tungijate eest kaitsta. Müüril seisid valvurid, kes hoidsid linnuse ümbrusel silma peal. Linnuse sees käis aga tavaline elu. Sepad töötasid, naised küpsetasid leiba, lapsed mängisid ja kaupmehed müüsid oma kaupa. Linnamägi. Sellel pildil on Linnamägi ja selle otsas seisab vana linnus. Linnamägi on tegelikult lihtsalt kõrge küngas, mille otsa ehitati vanasti linnused, et neid vaenlaste eest kaitsta. Mäenõlv oli järsk ja ümber kindluse oli tugev tara. See tegi vaenlasele rahva ründamise keeruliseks. Loodan, et said uusi teadmisi meie mineviku kohta. Aitäh kuulamast!